ja veel kord. Tehtu eest ja selle eest, mida te kõik veel kindlasti teete. See tund siin saalis pakkus meile väikese läbilõike meie Eestist, ilusast, elusast, naeratavast, rõõmsast, üksteist toetavast Eestist. Teie kehastate oma tegevusega just sellist Eestit ja näitate teed ka kõikidele teistele. Vahel kuuleme veel, et vabatahtlikkusest räägitakse justkui mingist ajutisest abinõust, aseainest seal, kuhu professionaalid ei jõua. Tõsi, nii ongi olnud väga paljudel juhtudel, peaasjalikult Eesti sotsiaalsüsteemi ülesehitamisel näiteks, ongi vabakond olnud esimene ärkaja, see kõige kiirem reageerija, kes näitab kätte nii probleemid kui ka nende võimalikud lahendused. Ja vahel võtab avalik võim siis tõepoolest oma osa kanda. Tegelikult ei saa kuidagi üle hinnata just nimelt seda tööd, mida vabatahtlikud on teinud Eesti muutmiseks tundlikuks sotsiaalse närviga riigiks. Aga see on ainult osa sellest, miks me vabatahtlikke vajame. Mõelda vabatahtlikest kui amatööridest, keda läheb vaja vaid seni, kuni riik või kohalik omavalitsus pärale jõuab ja asjad enda kätte võtab, see on lugupidamatu, sest see ei arvesta väärtusega, mida vabatahtlikud ühiskonnas kogu aeg loovad ja jäävadki looma. Kui me vaatame ringi, siis mida me näeme? Me näeme inimesi, kes riskivad omaenda eluga, päästes teiste elusid. Me näeme neid, kes vabatahtlikult teevad väga keerulist tööd, aidates inimesi probleemide ja hädadega, mille peale me ei taha isegi mõelda. Aga nemad on seal. On ka vabatahtlikke, tänu kellele kestavad ja arenevad meie kultuuri- ja spordiharrastused, õpiringid ja talgupäevad. Vabatahtlikke, kes rakendavad oma erialast talenti ning kogemusi lisaks palgatööle seal, kus selle eest ei maksta. Tänu sellele on meie elu tervem, sisukam ja ilusam. Ja ma väga loodan, et ka teie enda elu, kallid vabatahtlikud, on sisukam ja ilusam. On selge, et vajadus vabatahtlike tegevuse järele ei kao mitte kunagi. Jah, me elame praegu jõukamalt ja paljude kriteeriumite järgi paremini kui iial varem, aga vajadus vabatahtlike järele ju ei vähene. Vastupidi, ma olen kindel, et meie tulevik tähendab hoopis suuremat rolli sellisele oma algatusele kõikides tähtsates eluvaldkondades. Aastakümneid oli näiteks teedevõrgu plaanimisel peamiseks lähenemiseks, et vaadati, kuhu ummikud tekkisid ning tehti siis sinna laiemaid, kiiremaid teid. Kuid laiemad ja kiiremad teed üksi toovad esmajoones kaasa rohkem autosid ja peagi jälle uusi ummikuid. Selleks, et probleemi lahendada, on vaja hoopis panustada muudesse liikumisvõimalustesse ja sellesse, et iga asja jaoks ei oleks üldse tarvis igal kuhugile minna. Ja täpselt samamoodi on ka teiste avalike teenuste arenguga. Lahendus ei ole paljalt juurde tegemises, sama asja tegemises laiemalt, suuremalt, kulukamalt, vaid just süsteemi muutmises, keskendumises sellele, kuidas toetada ja võimaldada kogukondades ise oma probleeme lahendada, naabreid aidata, olgu siis probleemide ennetamise, varase märkamise või ka tagajärgede leevendamise läbi. Ja just vabatahtlikud on kõige osavamad leidma neid teistsuguseid lahendusi, uusi. See on omamoodi loogiline, sest et kui midagi on kord juba kirjutatud seaduse tähte või määruse sisse, siis on meil kalduvus arvata, et just seda sama üha rohkem peame me tegema. Aga tegelikult on tihtipeale vaja just nimelt leida see kastist välja mõtlemine. Muidugi, vabatahtlikkus ei saa olla kogu lahendus lõhede ületamiseks meie vajaduste ja võimaluste vahel. Aga ta kindlasti on väga oluline osa sellest lahendusest. Olgu siis organiseeritult vabaühenduste kaudu
või tegelikult meie igaühe oma algatus aidata teist, kui me näeme, et tal on mure. Märkamine. Ma usun, et paljudel juhtudel on oma tegevuste suurem avamine vabatahtlikele ka oluline võimalus riigil ja kohalikul omavalitsusel nende teenuste arendamisega, mida nad täna osutavad, üldse jätkata. Sest innovatsioon sünnib kõige paremini tunnetatud vajadusest seal ajas ja seal kohas, kus kellelgi hakkab tunne, et mina tean täpselt, mida on vaja ja sõltumata sellest, kas see on minu palgatöö või ei ole, ma lähen ja teen seda. Vabatahtlikkust sünnib ka niimoodi, et inimesed töötates puuetega inimestega tajuvad, et olles riigiametis ei saa nad pakkuda lahendusi, kuid minnes üle sotsiaalse ettevõtluse poolele, nad saavad seda teha. Niimoodi võib aset leida ka karjäärimuutus. Ja ilus on näha, et sellisel juhul kaasuvad kõik, on riik, on kohalik omavalitsus, on inimeste oma initsiatiiv ja tihtipeale on veel ka kõik piirkonna ettevõtjad, kes olgu siis reklaammaterjalidena või muul moel tõepoolest seda loodut ära kasutavad. Vabatahtlike loodav väärtus ei piirdu ju muidugi ainult nende just kirjeldatud konkreetsete töötulemustega. Tegelikult tugevdab see sidemeid inimeste vahel. Inimesed, kes toimetavad koos, need on alati tervemad ja õnnelikumad. Sidusamad, turvalisemad, õiglasemad. Õnnelikumad saavad ka ühiskonnad, kus on palju vabatahtlikke. Õmblusteta ühiskonnas me jagamegi vastutust ja kohustusi. Tunnetame koos raskusi, mida ületada. Jagame ka rõõmu ja rahulolu oma saavutustest. Nagu Kaitseväes öeldakse, kui sa tead, kes on sinu kõrval, siis ei olegi nii tähtis, mis on see probleem, mida sa pead ületama. Kas meie vabatahtlikud ja nende tugistruktuurid on valmis nendeks väljakutseteks, mis meie ühiskonna ees seisavad? Tegelikult mina ei tea, aga palun öelge seda teie. Öelge, kas vabatahtlik tegevus on valmis ka nendeks muutusteks, mis juba nähtavalt toimuvad me tööturul, mis ühest küljest vabastavad inimesi rasketest, tuimadest, kindla geograafilise kohaga seotud töödest, aga teisalt tekitavad ka üha suurema nõudluse paindlike loovate ülesannete järele ning kus meie inimeste valikuvõimalused ei piirdu enam ammu üksnes Eestiga. Kas meie riigi või kohaliku omavalitsuse asutused peaksid tegema midagi rohkem või teisiti, et mõista vabatahtlikke, neid toetada ja kaasata? Tegutsegu nad siis siin meie koduses Eestis või meie enda poolt välja võideldud õigusi kasutades mujal maailmas. Kas vabaühendused vajavad abi, et rohkem inimesi, eelkõige noored, avastaksid enda jaoks vabatahtliku töö ning et need kogemused oleksid nendele nii palju head, et nad mõistaksid, et oli tore ja seejuures ka mõttekas. Natuke on mõtlema panev, et juba mitu aastat Vabaühenduste Liidu eestveetav kogukonna praktikaprogramm, mis viib õpilasi ühiskonnaõpetuse tunni osana kohalikesse vabaühendustesse praktikale ja mille kohta ma olen eri paigus palju head kuulnud ja milles osalemist olen ma isegi soovitanud koolidele, kes selles ei osale. See programm tegutseb praegu juba 35 koolis ja laienemise takistuseks täna ei ole enam see, et koolid ei tahaks kaasuda või lapsed ei julgeks osaleda, aga me ei ole nii ühtlaselt üle Eesti vabaühendustega kaetud, et me saaksime seda programmi kõikides Eestimaa koolides pakkuda. Nii et ikka veel on väga palju arenemise ja koos tegemise ruumi. Ma olen väga huvitatud teie nendest ideedest ja mõtetest, kuidas me saaksime kõiki neid tulevikku suunatud küsimärke muuta hüüumärkideks ja naeratuseks ja rahuloluks ära tehtust. Sellel nädalal avaldas Legatum Instituut oma tänavuse rahvusvahelise heaolu indeksi. Ühest küljest me nägime seda, mis ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Eesti ongi elamiseks üks parimaid paiku maailmas. Ta on 26. kohal 150 riigi võrdluses. Kui meie koolisüsteem ja looduskeskkond on maailma tipus, isikuvabadused on tagatud,
kui me oleme väga kiireid edusamme teinud majandusliku heaolu kasvus ja tervisenäitajates, siis ühes valdkonnas oleme ikka veel teistest natukene maas. Ja see on kategooria, mida selles uuringus nimetati sotsiaalseks kapitaliks. Usaldus inimeste vahelistes suhetes, kaasalöömine kogukondades, heategevuses ja lõpuks ka osalemine poliitikas. Mõistagi, edetabel ei ole eesmärk. Küsimus ei ole mitte meie positsioonis mõnes rahvusvahelises tabelis, vaid kõige otsesemalt meie igapäevase elu kvaliteedis. Head vabatahtlikud, head ajakirjanikud ja head Eesti inimesed. Sama tähtis, kui aidata hädasolijaid, oma kogukondi ja oma ühiskonda, nagu seda teevad meie tänased tunnustatavad ja 10 000 teised tublid vabatahtlikud. Sama oluline on kodanikuna koguneda iga 4 aasta tagant hääletamisurnide juurde. Olgu siis kodulähedases valimispunktis või juba 1,5 aastakümmet soovi korral igaühe arvutis ning otsustada, kuidas me läheme oma riigiga edasi. See on otsus meie kõigi ja meie riigi tuleviku kohta. Demokraatia põhiolemus on erinevate ideede võistlus. Ja kui hoog kipub suurem olema, siis ka nende erinevate ideede põrkumine. Demokraatia põhiolemus ei ole kunagi tigedus. Demokraatia ei tee kunagi haiget. Demokraatia ei ole kõvemate kisakõride võidukäik viisakalt vaikivate inimeste üle. Seda ei tohi me keset heitlevate ideede virvarri kunagi ära unustada. Tänasest valimisteni jääb veel 92 päeva. Küllap kuuleme nende päevade jooksul päris palju, kes on kõige õigem inimene teie soosingut pälvima ning küllap sedagi, kes teiste arvates seda sugugi ei vääri. Üha enam peame mõtlema, kas me teame, milliste väärtustega kandidaat meie ees seisab. Üks asi on valimislubadused ja asjad, millest kandidaadid hirmsasti ise rääkida tahavad. Nad räägivad televiisoris, internetibrauseris, poe seinal, poe ees, poe taga, kõikjal, tänaval, rongis. Aga vähemalt sama oluline on küsimus, kas me suudame ennustada ja hinnata, kuidas käitub üks kandidaat olukordades, mis on täna ettearvamatud, millest me täna ei räägi, sest me ei tea, mida tulevik toob. Selle peale peab mõtlema sellepärast, et ettearvamatutes olukordades käitume me alati vastavalt oma väärtuste kompassile. Milliste väärtuste eest teie kandidaat seisab? Millele tuginedes ta otsuseid teeb? Kiigake oma otsust tehes lisaks valimisreklaamile ka inimeste sisse ja vaadake nende väärtuskompassi. Või isegi vaadake eelkõige neid. Väga praktilised lubadused ei ole tühi tolm. Ka need on väga olulised ja väga tähtsad. Aga nendest veelgi olulisem on see, kas meie poliitika on abikäe ulatamise poliitika, üksteise toetamise poliitika ja üksteise kõrvalseismise poliitika. Ka karmides vaidlustes, ka valefaktide maailmas. Kas iga kandidaat on valmis panema käe südamele ja seisma konkurendi kõrvale ja ütlema, kui sind tabab valeinfol põhinev süüdistuste laviin, siis ma ei kasuta seda ära omaenda kampaania toetamiseks. Ma seisan sinu kõrval ja kutsun kõiki üles sellele. Selgitame kõigepealt välja faktid ja siis vaatame. Toetame üksteist. Head Eesti inimesed, kuulutan välja 14. Riigikogu koosseisu valimised 3. märtsil
2019. aastal. Eesti riik on nähtav ja läbipaistev. Niimoodi ta toimibki. Siin teie ees sai valimiste väljakuulutamise otsuse allkiri.